Hei sõbrad, siin saan mina, Aulise tagasi ja tere tulemast siia Aulise jalutuseks. Noh, Aulise jalutuseks me kutsume. Täna ma sama jalutan ise üksi. Ma olen jõudnud selle tõkkepuuta ja nüüd me ütleme sulle, kust ta tuli ennast see, kus tõkkepuuta raudteesõidukoht. Et ma tahtsin just öelda siis mul aega filmida, et nüüd täna esitame siis kõigest tõkkepuuta raudtee ülesõidukohta. No, et me täna jah, aga piisavalt rongid ei tule, aga vaata siis liiklustest. See on liiklus, et see on tõkkepuuta ülessõidukoht, aga see näeb nagu, paistab nagu vedur, et öeldakse, sest tõkke ei ole. Kui on see aed nagu sellel naabril, siis on ka tõkkepuuga. Lähme siis jalutame siis lähemale, et nüüd vaatame, et äkki me teadlikud, et me hakkame siis jalutama üle tee. Nii et paneme vasakule ja jalutame. Nüüd me oleme siis uus tõkkepuuta raudtee ülesõidukoht. Et siin on see on tõkkepuuta. Et vaata, see oli, näeb uus, näeb välja, aga ja siis me peame jalutama üksinda, vaata paremale ja vaata vasakule, et siin aga rongeid ta ei tule. Nüüd on aega jalutada. Ütleme, et vaatame siis selle taha, et vaatame parem, vaatame jäätame. See on foor. Need on see, üks on valgusfoor, vaid see valge ütleb, nüüd sa saad lubata. Kui on punane, siis ta ei lubata. Siis peaksid seisma, et jah, aga vaata siia, et mul on sellest aega, et nüüd on aeg tõkkepuuta raudtee ülesõidukoha, kui ta rong tuleb. Nii et jah, aga ta rong ei tule, aga las ma siis maistavad. Ootame siis seda need pingi peal. Aga siis ma ühest näitan sulle, et ütleme su logoga ja siis ütleme, mis asi see raudtee ülesõidukoht on, mis tähendab, mis see asi see on. Nii, alustame, oleme nüüd. Esiteks meil on teadlikud. Kui sa oled siin, sa oled mingi sõidukid, autod, siis oled hea, et sa sõidad. Selleks, kui ta näeme, et siin on raudtee ülesõidukoht, kui ütled tõkkepuuga, kaaga, siis on see ainult kaos tõkkepuuga. Ja kui ta ei ole, siis ütled tõkkepuuta raudtee ülesõidukoht. Et vaatame paremale, siin on, aga me oleme Elva linnas. Vaata samuti, et näeme, see on ise raudteejaam ja kaugel üldse ei näe. Meil on kõik Eestis on palju erinevad hea lootuslikud. Et jah, aga nüüd me peame rongi ootama. Kui ta rong tuleb, kas siit, ta tuleb sealt, aga et ta läheb siia, vaata, siin tuli Valgast ja kuni Elvasse ja kui kaugele, siis läheb Tartusse. Et jah. Et jah, ootame. Okei, kestis kaua nüüd, et ta ei tööta enam üldse, aga näed, et foorid rohelised tuled. Nüüd rong hakkab tuleb, siis siit tuleb. Siit tuleb Elron rong äkki. Muidu võivad, et me peame eemal hoida kui 10 meetri kaugema ja selles. Muidu võivad, rong tuleb šuhti ja võivad
väga tuuline tuleb siis, et siis ta on lihtsalt 10 meetri kaugus või 15 või 5, ma ei tea, aga ootame hiljem. Et lihtsalt. Siin me olemegi. Näete, punasfoorist mitte ületada. Näe, rong ta tuleb, aga las na ennast põleb. Kus see kuule hääl? See on uus tõkkepuu hälin. Et ootan, kui ta rong tuleb. Ma ei saa öelda, sest auto on siin ees. Vaata seda, uus rong. Ja nüüd näed, see ongi see. See on, jah, on lõpetanud. Viimaks ometi ma olen nüüd kaua. Nii, paremale vasakule. Nüüd näeb punast pool hakkas punaselt pilkuma. Ja nüüd võid ületada. Tada! Jah, oi jumal, ma olin kestis nii kaua ja nüüd saingi tõkkepuute. Ma ise ilmutasin üle, et till. Ja siis ongi. Ja kuulsid häält, see on nii uus hääl. Uus hääl. Aga, see on see miniauto. Ja keda see ongi see tõkkepuuta raudtee ülesõidukoht ja kui sa lõpetad videosse, siis ma lõpetan. Ciao!